Piiratud ressursid tähendavad, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei jõua suures tööhoos või maailma parandamise tuhinas tähelepanu pöörata kübermaailmast tulenevatele äririskidele. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit soovib seda olukorda parandada. Leidsime 3 Eesti ettevõtet, kes olid valmis laskma enda eksperimendi korras heatahtlikult rünnata, et ise targemaks saada, et teistel oleks millest õppida. Estus on majatehas ja me toimetame rahvusvahelisel turul. Meil on kasutusel väga palju erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, kaasa arvatud kontoritarkvarad, projekteerimistarkvarad. Me kasutame hästi palju pilvelahendusi ja kogu meie informatsioon suhtluses tootmisega, arhitektidega, klientidega, ka riigiasutustega toimub üle veebi. Me võtsime osa EAS-i digitaliseerimise meistriklassist ja sealt saime aru, et meie teadmised küberturvalisuse kohta on olematud ja me oleme väga haavatavad. Meil puudub ettevõttes teadmine ja kompetents. ITL-i küberrünnaku ohvriks me olime nõus hakkama sellepärast, et tõstama meeskonna teadlikkust ja küberhügieeni. Kuna Estusil puudub konkreetne digiteenus, siis pidime ründamisel olema eriti leidlikud, nagu seda on ka küberkurjategijad. Tasub meeles pidada, et küberrünnakud ei ole alati digitaalsed ja üle veebi, tegu võib olla ka suhtlusrünnakutega. Hoolimata töötajate kõrgendatud valmisolekust õnnestus meil nende kontorisse paigaldada varjatud Wi-Fi seade, mis imiteeris nende Wi-Fi võrku ning paigaldada nende kontori arvuti külge USB pulk. Antud USB pulk ei olnud tavaline, vaid võimaldab teha kahju juba selle ühendamise faasis. Teiseks, läbi telefoni kalastusrünnete õnnestus meil teada saada kasutusel olev operatsioonisüsteem, internetibrauser ja viirusetõrje tootja ning seda haldav partner. Antud informatsioon on oluline rünnakute tegemiseks. Lisaks me saatsime suunatud võrdskirja võtmepositsioonil olevatele inimestele, mille käigus õnnestus meil kätte saada läbipääsumandaat. Potentsiaalsed ärikahjud võivad olla seotud konfidentsiaalsete andmete lekkimisega, nagu näiteks kliendiandmed, töötajate andmed ja raamatupidamise andmed. Juhul, kui ründajale õnnestub saata kirju ettevõtte nimel, siis võib tekitada see ka mainekahju. Andmete muutmise või kustutamisega võib tekitada kahju ka tootmisele ja sellele seonduvale. Samas peab kiitma Estussi näiteks selle eest, et nad olid sisse lülitanud 2-astmelise autentimise, mis raskendas oluliselt ründajate tegevust. See projekt oli väga silmiavav selles mõttes, et me osutusime haavatuks vaatamata sellele, et me tegelikult teadsime, et on tulemas mingid rünnakud, aga mis oleks juhtunud siis, kui me peaks teadnud. Selle kõige tulemusena me otsustasime meeskonnaga läbida küberturvalisuse koolituse ja viia läbi ka muudatused meie protsessidesse ja soetada tehnilised lahendused, et ennast kaitsta. Avastus oli ka see, et me peame suhtuma tõsisemalt meie füüsilisse kaitsesse, sest tegelikult saab rünnata mitte ainult läbi neti, vaid ka seadmetega koha pealt. Siin on hea näide sellest, kuidas rünnakuks valmis olles ikkagi võid haavatav olla. Mõned lihtsad põhimõtted aitavad aga ründaja elu oluliselt raskemaks teha. Esiteks mõtle läbi, kuidas füüsiline ruum toetab küberriskide maandumist. Kuidas seda tehakse kontoris, kuidas seda tehakse koduses keskkonnas. Madal teadlikkus võib muuta väga suure hulga keerulisi ja kalleid küberturbemeetmeid kasutuks. Ole teadlik, missugune informatsioon liigub sinu ja sinu äripartnerite vahel. Ära häbene olla nõudlik IT ja telekommunikatsiooni teenuste ostmisel. Sina ei pea teadma, mis võib juhtuda. Küll aga meie peame ja teame ja oskame nõu anda. Õnnetusi ja rünnakuid ei saa kunagi päriselt välistada, kuid nende toimumise tõenäosust ja mõju saab vähendada ennetavalt tegutsedes. Kui soovid oma äririske vähendada, vaata ITL-i veebi. Sealt leiad olulisi nõudeid ja nõuandeid, kuidas küberruumis paremini toimub. Leiad ka vastutustundlikke äripartnereid, kes aitavad sul küberriske mõista ja neid